Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, head rallisõbrad! Tänavuse aasta viimase MM-etappi ehk Monza WRC ralli esimene võistluspäev on vähemalt WRC autode jaoks juba lõppenud. Seega on aeg alustada 6. käigu saatega. Täna ei ole saatejuht ei tavapärane saatejuht Gunnar Leheste ega Delfi sporditoimetuse juht Peep Pahv, vaid hoopis mina, Kaspar Ruus, kes teeb debüüdi selles saates. Ja tänases saates oleme rallieksperdiks kutsunud legendaarse kaardilugeja Simo Koskineni, kes kui me eksi teeb ka debüüdi selles saates. Tere, Simo! Tervist! Mina tänan kutsumast! No, esimene võistluspäev on WRC autode jaoks lõppenud ja kui teha kiire sissivaatus, siis 7 kiiruskatse järel Elfyn Evans juhib tiimikaaslas Sebastian Ogier 1,4 sekundiga. 3. 4. kohal on Thierry Neuville ja Dani Sordo, kes kaotavad liidrile vastavalt 21,6 ja 24,6 sekundiga. 5. kohal on nooruke Oliver Solberg, kes kaotab 50 sekundiga Evansile. Ja 6. kohal on Takamoto Katsuta Toyotal, kes kaotab Evansile enam kui 1 minuti ja 5 sekundiga. Räägi, Simo, kui pingsalt sa seda viimast MM-etappi ootasid ja tänast võistluspäeva oled jälginud? Ütleme siis nii, et eks me kõik eestlased rallisõbrad ootame seda WRC etappi, on see siis viimane, on see esimene või on see 10. etapp. Kahjuks siis Ott Tänak ja Martin Järveoja ei osale sellel võidusõidul, kindlasti ei ole ta nüüd nii põnev, kui oleks omad poisid seal koha peal olnud ja nende tulemusi nagu jälginud. Aga sellegi poolest ei vähenda selle Monza viimane võistlus kogu seda MM-i karusselli lõppfinaali siis, kus siis Elfyn Evans ja Sebastian Ogier võitlevad tiitli pärast. Ma natuke võib-olla isegi alustuseks vaidleks vastu sellega, et mul on vähemalt isiklikult tundunud, et tänane päev on kuidagi natuke igavam olnud, kui ma oleks lootnud, et võidu eest käib küll põnev heitlus ja Evans juhib Ogier 1,4 sekundiga. Aga samas MM-tiitli heitluses selline järjestus ikkagi ei muuda tegelikult midagi. Kahjuks küll jah, et pean tunnistama, et on olnud jah veits igav WRC poole pealt, aga tõenäoliselt me pärast vestleme sellest WRC 2 ja WRC 3 ka. Aga seal on vähe põnevam, aga WRC on jah kuidagi, ütleme nii, et kui esimene 2 katset oli ära, siis tundus, et läheb ühte auku. Ja pärast oli näha, et Evans võttis vähe ülesse ja kimbutab natukene seda Ogieri ja muudab talle vähegi ebamugavust, aga pärast on ju, nagu öeldakse meie keeles, kalendri vahe, et Neuville ei saa kohe üldse pihtana. Enne kui veel sõitjate juurde lähme, ma natukene veel viskan ka korraldajate ja kapsaeda kivi, et minu arust ka korraldajad ei ole just põnevusel kaasa aidanud. Et üks asi on maitsasi, kas need Monza ringrajakatsed on, ütleme, huvitavad või mitte, aga need on ajaliselt väga laiali veetud, et viimased 3 katset, mis olid võistluskilomeetritelt kokku natuke üle 40 kilomeetri, olid ajaliselt nii-öelda enam kui 5 tunni peale jaotud, et minu arust see natuke venitab päeva liiga nagu pikaks ja natuke ka igavaks. Jah, esimesed metsakatsed olid ju põnevad ja Monza on Monza ja ta ei oleks Monza ralli, kui sellel, ütleme siis nii, trackil ei toimuks midagi on ju ja rallisõitjana ma ei ole ise ühtegi asfaltetappi sõitnud ja ma ei oska täna nagu öelda, kas see on nagu igav või see ei ole igav, aga vaadates seda pilti seal, siis eks ta seal paneelide vahel sõitmine ja keerutamine on, et ega see kirjutamise aeg, ma usun, et oli neil paras peavaluna. Et ega seal kaardilugejal lihtne ei ole orienteeruda siis nende torbikute vahel. No kui nüüd minna nii-öelda rohkem ka sõitjate juurde, siis võtame alustuseks meie 2 liidrit, Evans ja Ogier. Et päeva, nagu sa mainisid, alustas paremini Ogier, kes mägede katsetel kasvatas eduseisu, aga nüüd Monzas Evans jõudis järgi ja läks ka mööda. Et kuidas sa nende 2 päeva kokku võtaksid, et kas nende, ütleme, selline käik on sind üllatanud või mitte? Pigem olin üllatunud sellega, et Ogier kohe esimest katsest nagu gaasi põhja vajutas ja pigem ta tahab tõestada ja tahab näidata, et ta on maailmameister ja ta on kõige kiirem mees ja kindlasti tahab ta oma kaardilugejale pakkuda viimast võitu on ju. Sellepärast, et teame, et Julian Ingrassia siis ju selle võidusõiduga lõpetab oma, ütleme siis nii WRC karjääri Sebastian Ogieri kõrval ära on ju. Aga nende omavahelist võistlust
no vahe on 1,4 sekundit, järelikult on ralli on ju. Et eks nad võitlevad omavahel ja kindlasti tuleme selle Kalle juurde ka, aga Kalle on ju öelnud, et ta on siin selle jaoks, et lihtsalt kinnistada seda maailmameistri võistkondade arvestuse maailmameistri tiitlit on ju. Et pigem ma ei ole üllatunud, et Evans Miki Hiirtel kiire on. Et pigem olen üllatunud Ogieri osas, et ta nagu ei suutnud seal rünnata. Kuigi mõlemad on seda teed sõitnud, eelmine aasta oli veits paha ilm on ju. Aga selegi poolest. Ega seal kokkuvõttelt ongi pigem nii, et eks homme on jälle metsakatsed, et mis siis Ogier suudab seal teha on ju. Ja eks näis. No tiitliitluseks, aga ütleme puhtalt etapivõidu mõttes on praegu vist üsna keeruline ennustada, et kumb võiks peale jääda. Ei tea, see võidusõidus ennustamine tänamatu töö. See on üks tänamatu töö ja ei viitsikski seda teha, ei tahakski seda teha pigem tahaks näha head võidusõitu ja kus siis mõlemad ekipaažid panevad siis nagu öeldakse meie keeles tatt ninast väljas on ju, et ikkagi on võistlus, et ei ole nii, et me nüüd hakkame siin hoidma ja kõike muud asja tegema, et seda ei taha ju ükski pealtvaataja. No kui nüüd edasi minna, siis 3. ja 4. kohal ja tegelikult ka 5. kohal on Hyundai sõitjad. Aga ma alustaks Neville'ist ja Dani Sordost, et nad on küll 3., 4., aga vahe on esimestega ikkagi üle 20 sekundi. Et kas sellist, et mida võis neilt kahelt oodata, et kas pigem seda, et nad on võiks ikkagi suuremas võiduitluses olla? Ma ise pigem arvasin, et Neville kindlasti on nagu esikoha konkurentsis, aga ma saan aru, et tänast päeva vaadates, siis tal olid mingid issued seal, mingisuguste asjadega, mingid mured. Käigukasti probleemid. No just, et lisaks siis kurikuulsad mäest alla tulemise teemad, mis Hyundaile väidetavalt ei sobi. Ei tea, ei ole insener, aga lihtsalt kuulujuttude põhjal nagu ajakirjanduses igal pool öeldakse. Pigem jah arvasin, et Neville peaks olema seal eespool või siis kaotama võimalikult vähe. Ja Sordo, vanakaval rebane, ta tuleb niikuinii ja teeb oma ära. Ta tuleb ja sõidab ja naudib on ju. Ja pigem on need olud ka natuke, kui tulla olude juurde, siis ei ole täitsa kuiv, ei ole täitsa märg, on selline, ütleme siis nii poolkuiv ja kohati hästi muutuv, vahelduv jah, just. Ja kuna Sordo pole ju kõik tervet hooaega sõitnud on ju, ja eks see annab ka väikse jälje. Kuigi jah, pigem arvasin, et kaotavad vähem. No minu arust Sordo tänane päev on nagu iseloomustanud kogu tema senist hooaega, et ta võib küll olla nii-öelda kõrgete kohta peal, näiteks 4. siis esikolmiku lähedal, aga tegelikult päris ikkagi selles nii-öelda sekund heitluses ta ikkagi ei ole nagu päris tippudega olnud minu arust. Peab nõustuma, aga järgmine küsimus on, et kas oleks pidanud olema, et kui nüüd ajaloost tagasi võtta, siis ega ta ju igavene teine jutumärkides olnud on ju. Et selles mõttes me ei tea täna, mis ülesanded härrale on pandud on ju, et mida ta peab tegema, mis ta täitma peab on ju. Aga loomulikult tahaks, et ta oleks kiirem. No tänase päeva pool tundub, et Hyundai sõitjatest kõige õnnelikum vist on Oliver Solberg, kes on arvestades viimaste kuude üsna kaootilist vormi ja katkestamiste rivi teinud päris korraliku alguse. Et igal katsel on sellise esimese 4, 5 või 6 seas ja ka praegu hoiab 5. kohta ja edestab näiteks Katsutat, Greensmiti, ka Sunineni ja ka Rovanpera, ehkki tõsi, Rovanpera on nii-öelda natuke teises tempos hetkel. Aga kuidas sa Solbergi senist sõitu hindaksid? Jaa, ei, väga kena hooga ja ma ütleks, et targalt sõidab. Hommikul ju esimesel oli kohe tuli maha, et siin on ütleme nii, et on udu ja on pahad olud ja kui sa ei näe kiires kurvis sõita ja kuhu minna, siis on ikka päris paha ja pigem tundub, et tal on nagu noore mehe uljuse mõistes on nagu mõistus pääduld, et pigem kaalutletud sõit ja kindlasti ta saab kiiremini sõita. Selles me keegi täna ei kahtle. Et talv ju näitas, et ta suudab kiiresti sõita. Aga 4., 5. koht pigem olen üllatunud, et Katsuta ei saa nagu jagudest, on ju. Et pigem nagu selles mõttes ja Sunineniga ei maksa teda hetkel võrrelda, kui need
nelja siis nagu analüüsida korraks. Sellepärast, et Suninil on ikkagi esimene etapp ja ta luges alles manuali läbi, et kuidas see auto käima läheb, on ju. Et tal läheb suts aega selle harjumisega, ma arvan, kui ta saab järgmise võimalusega, seda meid ju ei tea. Aga pigem on ta hästi ja targalt sõitnud ja nagu Solbergitele kohane, siis kogu aeg on nagu naerul, et vahet ei ole, et kas on midagi halvasti või ei ole, aga tundub, et oma kaardilugejaga nad täna naudivad, jah. No sõites on tal alati suu lahti nagu vana Solbergil. Ja seda küll, jah. Eks tundub, et Oliveril võis ka see Hyundai pealiku Andrea Adamo jutt aidata, et kui järjekordne katkestamine tuleb, siis peab tasuta hakkama mehaaniku tööd tegema. Ma olen ka kuskilt siukest lugu kuulnud, aga ma ei tea, tundub ulme valdkonnast, aga kui ta oli ametlikult välja öelnud, see oli minu arust enda kuskil pressiteates ütles välja. Okay. Aga kui nüüd edasi minna, siis läks M-spordi juurde. Et alustaks Greensmithist, et ta minu arust suutnud selliseid suuremaid vigu ja probleeme vältida ja teeb nii-öelda oma ära. Samas päris, endal omaselt ta ei ole ka siiski päris nii-öelda katsevõite ohustanud. No nõus, et Greensmith, ma usun, et ta on olnud kõrgematel kohtadel asfaldi võidusõidul, aga nagu see arutasimegi just, siis ega see Monza päris asfalt nagu ei ole, et seal on ju see ringrada ka on ja puhas metsakatse ei ole, aga ta on siuke 7., 8. kohti siin sõitnud, et no ütleme siis nii, et võiks olla kiirem, on ju, samas kui kirjutad järgmise aasta lepingu alla, et see järgmine aasta sõita, siis on pinge maas, vaata. Jah, seda küll. Kes, kuidas, kellele, millele mõjub, uus kaardilugeja Jonas Andersson, on ju, kuuletes onboardi minu arust loeb väga hästi ja need, kes arvasid, et kuidas rootslane loeb inglise keeles, et need võiks enne mõelda, kui ütlevad, on ju. Pigem saab hästi, jah. Ta katsete järel on ka täna rootslase tööd kiitnud. Et keegi kahtle selles, kui sa oled nii pikalt võidu sõitnud, see, et sa 2007 aasta lugesid viimati inglise keeles ja mis siis on, et see on ju lugemine ja ega Mats Osberg kommenteeris ka täna seal paar korda, et ega siis sul ei muutu ju midagi, ainult su keel muutub lihtsalt, numbrid jäävad ju samaks ja tuleb lihtsalt parem vasak inglise keeles ja mingid lisasõnad sinna juurde, et pigem ma arvan hea ja ma usun, et neil järgmine aasta see koostöö jätkub, et toimib. No Greensmithi tiimikaaslane Adrien Formeau on tänase päeva ainus nii-öelda WRC sõitjate katkestaja, kui ta 3. kiiruskatsel kaotas veidi auto üle kontrolli, lendas just vastu mäe külge sealt üle katuse kraavi. Aga samas esimesel 2 katsel oli ta päris korraliku tempoga ja kui me eksi oli vist 6, aga seal olid vahed päris väikesed. Jaa, oli küll 6, jah. Teise katse lõpus oli 6 ja mis see tema väljasõitu nagu see nende Fordi tiimi peal, siis Rich Millioner ütles ju ka, et ta katsetas siis seda risti rehvide kasutust ehk siis hardi ja softi lihtsalt, et ma ei tea nüüd, kus täpselt proovida või mitte proovida, aga pigem, et mis siis saab, et kas on parem pidama või ei ole. Ja kuna see oli niiske koht, siis oli näha, et üllatas ja esiotus vajus alt ära ja läks vähe kaljuserva pihta ja sealt edasi on juba kõik ajalugu, et jah, ta oli ju ainus, kes hommikust selle pehmet ka kaasa võttis. Just, et pigem oli seda enda valik ja tema enda otsus, et ta sellise rehvi valiku tegi on ju. Aga kui teda pikemas perspektiivis vaadata, siis minu arust on võib-olla väga selline perspektiivikas sõitja, et loodame, et saab ka järgmisel aastal teda WRC masinaga näha, sest temal ametlikult ju kohta veel ei ole M-spordis. Täna vist ei ole jah ametlikult seda informatsiooni ja ma ütleks, et ta suudab igal pinnasel sõita, tundub. Ja ta suudab kiiresti ka sõita, kui on vaja, aga ralli tema lõpetada. Ta peab sellega harjuma ja selle selgeks õppima kiire autoga sõites, et no praegu on kooliraha maksmine. No jah, nimetan, ma ei tea, kas kooliraha on õige sõna, aga ta kompab seda finiši ületamise piiri, jah. No me enne juba mainisime Suninenist, et jah, ta on nüüd esimest korda Hyundai WRC masinaga. Ta oli ka Kataloonia stardis, aga siis küll R5-ga, et kuidas tema esitust kokku võtta? Tasa ja targu, et Shakedownil oli lehtu ju näha, et õppis pidurdama, ütleme siis nii. Ja täna on ta ju ka kõikunud, selles mõttes ütleski kõige suurem mure ongi see pidurduse küsimus, täna lihtsalt ei usalda seda pidurit veel ja kas peakski on ju, et ma ei tea, palju ta testi tegi selle autoga või ei teinud üldse, see info mul puudub.
aga ma ei tea, 1,5 minutit täna kaotab. Ma ei ole kindel, et ta väga palju vähem kaotaks, kui ta oleks Fordi kald. Et see on minu arvamus. Et eks ta sinna samma auku tõenäoliselt oleks sõitnud. No Adamo ütles ka päevastes kommentaarides välja, et kõigil on kõige parem, kui sunnine lihtsalt finišisse jõuab, et saab kogemusi ja kilomeetrid juurde. Jah, auto on vaja kogudu. Jah. No nüüd tuleb 9. WRC vend, kes võib-olla rallil on isegi üllatuslik, et see on Kalle Roompere. Et alguses tuli aeglaselt, siis tekkisid kohe jutud, et kas on midagi juhtunud, ref läinud või autoga midagi katki. Aga ütles esimese kiiruskatse lõpus välja, et tema talenti üles on auto koju tuua ja tema ei tohi nii-öelda gaasi põhja suruda, et kas ja kui üllatuslikult sulle selline Toyota otsus tuli? Ma arvan, et Roompere ei ole siin see aasta ja ei olnud eelmine aasta. Roompere on järgmised 10 aastat kindlasti, et ta jõuab sõita, jõuab võita ja vahest on vaja mängida ka meeskonnamänge. Ja seda ka tegelikult ju Soomes pärast seda väljasõitu ja väikse vigastuse tekkimist oli ju ka viimasel katsel kuni viimase hetkeni, et ta ikka peab sõitma. Et pigem olen üllatunud selle peale, et kui siis nagu jutumärkides tiimikorraldus tuli, et reedel ma ei luba sul sõita, aga shakedowni võid ära võita. Wow, et nagu miks See on kummaline küll, jah. On ju, et miks te teete seda? Aga need on jällegi need mängud, mida me ei tea ja need on tagatubade lugu. Aga kui keeruline on, ütleme, sellele autole istuval ekipaažile selline olukord, kus sa sõidad 3 päeva järjest võistlusolukorras ja sa tead, et sa ei tohi isegi kiiruskatsete võitu noolida? Ma ei tea, ühelegi võistlejale ei meeldi sõita aeglaselt teadlikult. See on iga spordialaga, ma arvan nii, kus on vähegi nagu kiiruslikud, ütleme nii kiirused ja ma ütlen, et see ei ole üldse mugav. See ei ole juba sellepärast mugav, et su kiiruslegend on tehtud sellised, et sa lähed kiiresti sõitma ja ennast teadlikult tagasi hoida. Ütleme nii, et oma kogemuste põhjal võin öelda seda, et seda hoidmist ei ole vaja teha. Siis on kõik asjad paigast ära, rütm on paigast ära, see kõrvalvend ei saa oma jutuga hakkama, roolivend nõkutab edasi-tagasi. Ühesõnaga, see on ebameeldiv tunne seal sees, aga vahest peab seda tegema. Sa pead ka selle kogemuse saama, ütleme siis nii. Aga nagu ma ütlesin, siis minu arust on see veider, et nagu shakedowni võid võita ja siis mine lonka lõpuni. Eks see mängib üle meie peada. Ja muidugi, ja. No kui nüüd vaadata, ütleme, WRC arvestuse üldpilti, siis peab tõdema, et järjekordne ralli sel hooajal, kus ikkagi Toyota tundub ikkagi Hyundai'st nagu selgelt parem olevat, või kuidas sulle tundub? Ja asfaldirallidel võib-olla küll, jah. Aga ma neid nagu üldistama nagu ei kipu tulema, vaata, aga okei, ma pole mingi ekspert ka, aga asfaldil tundub, et ei saa vastu. No mind ennast natuke pani mõtlema need Adamo päevased laused, kus ta ütles, et kohe kui nägime, et on keerulised olud, siis ta väga midagi muud ei ootanudki. Ja ta oli isegi huvitav tsitaat, et me oleme viimaste aastatega teinud väga head tööd, aga ümber enda piiri nagu ei hüppa. Et sealt kuidagi tekkis siuke tunne, et või kas või näiteks asfaldi peal, et hetkel ei olegi Hyundai'l väga nagu võidulootust või vähemalt kuidagi tundus siuke nii-öelda nõutu jutt nagu. Jah, ütleme nii, et Adamo on Adamo. Isiklikult ei tunne, ei tea. Aga ma arvan pigem seda, et kui sa nüüd nagu hooaega meenutad ja oled jälginud, siis ega on öelnud mitmed Hyundai sõitjad, et kiire olla asfaldil peame mõtma liigseid riske. Kes tahab seal 200-ga liigseid riske võtta, okei, seal võetakse riske, aga üle piiri ei taha ju keegi sõita. Et ma arvan, pigem on see teema. No liikudes nüüd edasi R5 ja WRC2 ja WRC3 juurde, et nagu sa ka saate alguses mainisid, siis seal on seis päris põnev ja päris palju asju on juba juhtunud, kas või see 6. kiiruskatse, kus Mikkelsen pidi ratast vahetama ja Gräzin sõitis vastu betoon takistust, et kuidas sellele võistlusele vaadanud? Ütleme nii, et
et kui nüüd päris aus olla, siis see WRC 2 ja WRC 3 on olnud see aasta tunduvalt põnevamad kui see WRC pool. Et neid tegemisi oleme jälginud ja see, et Mikkelsenil ref läks, ref ei lähe niisama katki ja kui see pihta ei sõida kuskil on ju. Ehk ise ta ütles, et ta ei tea, kuhu ta pihta. Ja ei, kõik loomulikult, kõik õige noh. Et üks härrasmees on kunagi öelnud, et ref ei lähe niisama katki noh. Et aga see sama näide eile Shakedownil äkki oli või täna esimesel oli see, kui Mikkelsen tuli maha ja öeldi, et sul on taga bumper on lahti. On ka, ei, ma ei tea, ma ei sõid kuhugi pihta on ju. Selles mõttes ei tajugi seda vaata, sa ei saa aru sellest, et kas ta läheb või sa ei lähe. Aga Mikkelseni refi vahetus sellel katsel, ma nüüd ei näinud ise seda, et kas see läks alguses see ref või see läks keskel või lõpus. Ta läks kuskil keskel, ta läks igastes niimoodi, et Pulaatsi jõudis juba mööda minna ja nad tulid koos mõne sekundilise vahega lõpuni. Okay. Et korraks nägi nii öelda võidusõitu juba. Okay. Et see otsus, et ta refi vahetab, oli veits minu jaoks üllatus. Kuna katse ei ole nii pikk või? No just, et kui sa poole peal oled ja ma ei tea, nüüd ma jällegi spekuleerin, et ma ei näinud, kus kohast tal see ref läks. Et, ja ma ei tea täna öelda seda, et asfaldil tühja refiga, kui palju sa kannatad sõita ja kui palju su autot lõhub on ju. See kogemus ju puudub, meil Eestis on ainult kruusavõidusõidud on ju. Ja väljaspool ka, kus ma käinud olen. Aga see veits oli üllatus, et ta selle vahetusotsuse tegi, võib-olla oleks kaotus rohkem olnud, võib-olla mitte, ma ei oska öelda. Aga see, mida Nikolai Gräzin tegi, siis ma ei tea, kui palju kordi sa pead tegema seda. No tal ikka kipub see korduma, see positsioon on hea, näiteks ta oli ka kindel liider. Ja? Täiesti kindel liider, ma jällegi pean ütlema, et ma seda situatsiooni näinud, kus ta pihta läks, ma nägin pilte ainult. Ja kui ikka parem tagumine on kõhu all kinni ja eest on pool nina tühi, et siis pidi ikka hoog olema, et tõenäoliselt sinu kuskile betoonblokkide pihta pani on ja. Ja ta panigi vastu ühte seda betoontakistust, kus nad pidi nii-öelda slaalomit tegema ja siis pärkas diagonaalis teise. No, tunduks loogiline. Aga tema puhul, ütleme siis nii, et ma ei tea, minu jaoks on see, et kas kõik või mitte midagi on tal kogu aeg vahet ei ole. Isegi siis, kui sa juhid või sa ei juhi. Aga see mees võiks ka õppida finišeerima. No R5 on stardis ka ainus Eesti mees Monza rallil, ehk siis Georg Linnamäe, kes veel 6. katse järel hoidis kõikide R5 arvestus 11. kohta ja praegu hetkel on 10, aga mõned vennad on vist veel tulemas. Et tema poolt võrdlemisi puhas sõit ütleks. Jaa, puhas sõit kindlasti, et eks ta õpib neid olusi seal tundma. Ja vaatas täna neid katseid ka, siis ega need ei ole mingid lihtsad lood. Okei, Monsaks, mis on seal see ringraja lugu. Seda peavad kõik sõitma, on see kruus on vahepeal on asfalt. Nagu nähe, siis juhtub ka seal. No juhtub ka seal, on ju. Aga pigem ta läks ta sinna õppima ja aru saama nendest teedest ja õppima kirjutama ja saama siis sellelt Gravel Crew'lt või siis need esiautodelt nagu mingid tagasisidet ka selle kohta, on ju, et mis kes kus on ju. Ja pigem ma arvan, et seal on nagu auto tervelt koju ja finišeerime kõik. Et peas ikkagi kogemusi saada auto terve. Kõik katsed oma ära sõitana. Ma julgen küll arvata, et seal on see otsus. Sellepärast, et kui seal seda otsust ei oleks, siis ma usun, et ta kindlasti suudab kiiremini sõitana. Ja ta oleks mõnda head aega ka näidanud. No rääkides korra nii-öelda ringrajal sõitmisest, siis kui suur selliste rallifännina, kui suur sa selliste rallide fänn oled, et nüüd augustis sõideti Spaas ja nüüd on teist aastat järjest Monsas, et kas sulle meeldib iseenesest selliseid katseid vaadata? Üks asi on vaatamine, teine asi on sõitmine on ja kolmandaks olles natuke olnud selle ralli korraldamise juures ja näinud kõrvalt, ega lihtne ei ole nagu kogu see lugu neil seal teha ja korraldada on ja eks nad peavad siis erinevatesse munitsipaldesse minema ja tooma seal siis nagu ütleme eri mõtteid, eri lahendusi, et kohalikud linnad saaks toetust või mingisugused vald seal ei ole on ja. Et see on pigem see üks küsimus on ja. Teiseks on see, et hoida seda keskust koos ja tuua ka, mõelda ka nagu out of the box, tegelikult. Et kellele meeldiks on ja, aga võidusõit peab sõitma igal pool,
ei ole vahet, millise pinnasega, millisel teel ja mis katsel. Et kui sa oled sinna võidusõidule läinud, siis sa lähed teadlikult ja sõidad ka Monza ringrajal näiteks. Aga vaatame natuke veel homsele otsa, et homme on kavas siis 6 katset kogu pikkused ja 108 kilomeetrit, täna oli kokku 105 kilomeetrit umbes. Ja sarnaselt tänasel on homme ka 4 katset mägedes, ja siis on homme pärast 2 katset Monza ringrajal jälle. Et mida homsest oodata? Kes võiks ja kes peaks homme suruma hakkama? Kohe vaatame 7.38 hakkab homme. Eesti järgi 8.38. Jah, Eesti järgi 8.38, ehk sisuliselt sama aeg, mis täna. Ja. Siis ütleme nii, et esimesena minejal tundub, et on ilma suhtes ja võib-olla udu suhtes, ma ei tea, mis see ilmsel täna on ja mis homme on. Aga tänaseid katseid nagu mõeldes, siis see ilma faktor on päris põnev. Just nende madalate pilvede ja kõikide muude asjade udu. Et kuidas katse keskel on udu alguses lõpus ei olnud? Kas ta on aeglasel osal, kiirel osal, kõik need asjad mõjutavad seda võidusõitu ja võidusõitjaid. Ja ega ma märkasin täna Toni Gardemeisteri stories Instagramis oli ilusti näha, kuidas läks Katsuta ja mõned minutid hiljem läks siis Formeau. Katsuta ei näinud mitte midagi ja Formeau tuli põhjaga. Et see, ma arvan, et saab olema homme esimestel katsetel selline, esimesel 2 katsel selline nagu võtmekoht. Aga ma millegipärast arvan, et kui Evans ära kannatab selle ees olemise, siis ma arvan, et ta suurendab natukene seda edumaad. Ja ega siis Ogier kindlasti järgi ei anna. Ma arvan, et 0 lugu hakkab seal homme. Aga kas võib ka, mida Hyundai'd võivad homme teha, kas võib seal vahe suureneda, väheneda või samas kandis püsida? Ma ei tea, Neville viimasel katsel vist sõitis juba nagu kiiresti on ju. Ta sõitis Ožeega vist võrdsa. No just, ja enne seda ka, et tundus, et ta võib-olla hommikupoolikul ei saanud võib-olla õiget seadet või rattad ei olnud õigel ajal, ma täpselt ei tea. Ta tõi ise välja seda, et käiguhästi probleem oli ringraja katsetel. Et ta seal tõi välja ka seda, et allamäge pidurdamine on natuke, et ei on päris 100%. See on neil vist terve hooaeg olnud Hyundai'de mure, vähemalt mida on välja öeldud. Aga Sordo ja eks Sordo kohaneb, ma arvan, et Sordo tuleb Neville'ile lähemale. Ja eks siis näeme nende omavahelist võistlust ka, aga ma arvan, et nad kindlasti teevad häid katseaegu, aga kas neist nagu poodiumi kohta on, ma arvan, et vara ennustada. Kui on, siis on pigem üllatus. Põhimõtteliselt kõikide järgmiste, ehk siis Solberg, Katsuta, Greensmith, Suninen, Rovanpera, neil on vist enam-vähem kõigile niisugune sarnane ülesanne, et tooge auto koju lihtsalt. Ja ütleme siis nii, et ei näe küll, et sealt keegi täna nagu tuleks ja siis nagu öeldaks paugutaks. Või ka peaks üldse. On ju. Oliver teeb oma sõitu ja Katsuta ihub natukene seda katsevõitu. Ma arvan, et seal Monza ringraja peal õhtustel mõlemad on pimedas või on üks pimedas, ma ei oska öelda. No eelmine aasta sai punkti katse kätte. No just, et ma arvan, et Takamoto Katsuta soovib kindlasti seda ühte katsevõitu saada. Et ma arvan, et ta kindlasti surub seal. Ja ma arvan, et Sunninen jook ka tõuseb ja sisimas ma arvan, et Sunninil on ikkagi eesmärk olla Greensmithist kiirem. Et nagu siit moodustavad mingid paarid, vaata. Mingi omavaheliste paaride võidusõit on ja võikski tulla, siis oleks nagu põnev vaadata on ja. Ja siis lõpus on Rovanpera. Lõpus on Rovanpera ja 1.57, 1.28. No ja vahed on tekkinud ikka. No just. Et peab vist tunnistama, et tuleb igav päev jutumärkides. Et ütleme nii, et kui metsakatsel keegi ei eksi, siis ma arvan, et see on suht sama seis nagu täna oli. No loodame, et ei tule igav päev, aga eks elu näitab. Aga selge, aitäh sulle tulemast täna. Aitäh kõikidele vaatamast ja kuulamast ja homme on taas Delfi otseblogi ja õhtul ka 6. käigu saade. Ja sellega tänaseks lõpetame ja kõike head. Aitäh kutsumast. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga.
Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.